Tervist! Mina jätkan teile täna raamatu pealkirjaga Armando lugemist, mis räägib siis ühest Argentiina poisist, kes asus Eestisse elama ja kellel Eestis kohanemisega kõige lihtsamad lood ei olnud. Küll aga ajapikku sai ta oma klassikaaslastega lähemalt tuttavaks ja vaatame, kuidas tema karjäär jalgpallimaailmas edasi läks. Peatükk 6. Pärast kooli helistas Armando emale, et läheb jalgpallitrenni. Jaani ja Priiduga koos kõndisid nad staadionile. Nõmme Kalju treener oli kiilakas ja tüse mees. Priit ütles treenerile, et ta võttis kaasa ühe sõbra. Treener andis Priidule käega märku, et las uus poiss näitab, mida oskab. Trenn läks lahti. Armando mängis meisterlikult nagu ikka. Seda oli tõesti põnev vaadata, sest ta oli teistest silmanähtavalt väiksem ja noorem. Kiiruses jäi Armando sageli alla, eriti Jaanile, aga palli valdamine ehk palli enda käes hoidmine oli Armando leivanumber. Priit oli mängijatest ainus, kes mõnikord harva suutis palli Armando jalast eemale lüüa. Pärast trenni tahtis treener rääkida kõigi 3 kivimäelasega. Kõigepealt tutvustas ta ennast Armandole. Treeneri nimi oli Timo. Siis küsis ta Armandolt, kust poiss Nõmmele oli kukkunud. Kui Armando oma nime ütles ja teatas, et kolis siia Argentiinast, hakkas Timo naerma. Timo vaatas kelmikalt Jaani ja Priitu ning küsis, kas teie teate, kes oli Diego Armando Maradona? Mingi vana jalgpallur, jõudis Jaan enne Priitu vastata. Just, kui mina noor olin, oli Maradona maailma parim jalgpallur. Tükk aega oli Timo vait. Tema silmes jooksis pilt, kuidas Maradona väravaid lõi. Messi on parim, teatas Priit ja Jaan noogutas teadjalt. Timo ei vastanud midagi. Kas tahad Nõmme Kaljus mängida, küsis ta Armandolt, kui oli oma mälestusest ärganud. Muidugi, vastas Armando rõõmsalt. Vedas, et sa just täna trenni tulid. Kui tahad, saad reeder mängida, lausus Timo käega lõuga mudides. Ta vaatas Armandole silma ja jätkas. Meil on tähtis karikamäng. Ma tulen hea meelega, vastas Armando ja lisas ebalevalt. Sinna karikakra mängule. Mitte karikakar, vaid karikas, itsitas Priit. Timo sai aru, et karika peale mängimine vajab seletust. See karikamäng on tavaline mäng, aga võitja saab auhinnaks karika. Kui me reedel võidame, saame Tallinna jalgpallikarika endale. Võitja on Tallinna parim jalgpallis, lisas Jaan. Säärekaitsmed on kohustuslikud, turgatas Priidule meelde. Armando noogutas Priidule. Äkki vaatas Timo kella ja ütles, et peab kiirustama. Poisid jättisid treeneriga head aega. Kodupoole astudes ajasid poisid rõõmsalt juttu. Armando tundis, et ta on väsinud, aga õnnelik. Korraks mõtles ta koguni, et ega see uni pole. Need 2 poissi, kes enne ei tahtnud temaga rääkidagi, olid nüüd nii sõbralikud. Kui sa lööd ilusa värava, pöördus Jaan tee peal Armando poole, siis sa teed jalgadega mingid vigureid. Mis asi see on? Armando naeratas ja vastas. See on Argentiina tango. Äge, ütles Jaan. Ma tahan ka tangotada. Priit aga raputas pead ja ütles, see pole nii lihtne, kui sa arvad. Armando õpetab mulle, vastas Jaan. Armando naeratas uuesti ja ütles nii Jaanile kui Priidule. Kui lööme väravaid, siis läheb tangoks, aga enne tuleb väravaid lüüa. Kui Armando järgmine päev kooli jõudis, jäi klass hiirvaikseks. Lapsed olid enne omavahel midagi Armandost sosistanud, kui poiss uksest sisse astus. Enamik poisse piidles nüüdki Armandot silmanurgast. See tumeda nahaga poiss oli väike ja kõhn, aga ometi jalgpallis nii andekas. Kristjan vaatas oma pinginaabrit Armandot imeliku pilguga. Temagi oleks nagu alles nüüd Armandot esimest korda õieti tähele pannud. Ka Kristjanile meeldis jalka. Ta oli esimese klassi parim mängija, aga mitte nii osav, et tal teise klassi poiste mängu asja oleks olnud. Kus sa niimoodi mängima oled õppinud, küsis Kristjan imetleva hääletooniga keset tundi. Argentiinas juniorsi koolis, vastas Armando vaikselt, et õpetaja ei kuuleks. Kas see on mingi jalkakool, päris Kristjan. Jaa,
vastas Armando vaikselt. Kas sinna olid katsed, jätkas Kristjan tasakesi. Olid küll. Tead, Armando, ma tahaksin ka nii hästi mängida osata kui sina. Ma võin sind õpetada. Päriselt, ütles Kristjan imetlusega, nii et ta hääl kostis üle klassi. Õpetaja Kiiver keeras tema poole range pilgu ja tõstis käed sülle. Siis pöördus ta Kristjani poole. Nüüd räägib meile Kristjan, mille poolest on kuulus Otepää linn. Kristjan oli hämmingus, aga mitte sellepärast, et ta vastust ei teadnud. Küsimus tuli parasjagu üllatusena keset huvitavat jutuajamist. Kristjan võttis ennast kokku ja vastas. Seal saab hästi suusatada. Õnneks oli tal meeles eelmise tunni teema Eesti linnad. Kiiver haaras valge kriidi, visandas sellega tahvlile ümara tipuga mäe ja hakkas rääkima suurest Munamäest. Armando ja Kristjan leppisid vaikselt kokku, et Kristjan tuleb Armandole pärast kooli külla. Viimase vahetunni ajal oli Armando jälle suurte poiste mängus. Pinginaaber Kristjan vaatas paljude teiste seas mängu. Ta oli kindel, et Armando saaks oma trikitamisega kasvõi tsirkusesse. Seal saaks temast tõeline pallitaltsutaja. Pärast kooli läks Kristjan Armando juurde. Armando elas väikeses puumajas kohe kooli kõrval. Väike poiss õpetas suuremat kasvu pinginaabrile kõksimise kunsti. See kujunes päris raskeks. Kristjan ei osanud algul üldse kõksida. Pall lendas sinna ja tänna täpselt nii, nagu ise tahtis. Poisi puudutused olid ikka kas liiga tugevad või muidu kohmakad. Üle 3 tundus võimatu kõksida, aga vahel see õnnestus. Poisid kõksisid, kuni väljas läks hämaraks. Kristjani rekordiks jäi 5, aga selle tulemusega oli ta väga rahul. Hommikul oli ta rekord olnud 3. Õhtul jõi Armando ema ja isaga köögis teed. Vanematel oli hea meel, et Armando oli päris klubisse mängima saanud. Eriti uhke oli selle üle isa. Ta lubas kohe Armando mängu vaatama tulla, kui ainult saab. Kahjuks ei saanud ta reedel tulla, sest siis olid tal oma tantsukoolis tunnid. Hiljem hakkas ema Aktuaalset kaamerat vaatama ja isa luges Armandole ette hispaaniakeelset piilupart Donaldit. Kui isa oli lugemise lõpetanud, kustutas ta tule ja soovis head ööd. Armandol polnud und. Ta oli jalgpalli pärast ärevil. Tal oli hea meel, et sai mängida hästi suurte poistega, aga imelik oli see, et Armandost aasta vanemad poisid ei suutnud temalt palli ära võtta. Kõik poisid olid ikkagi temast suuremad. Ta mõtles hirmuga, mis saab siis, kui suured poisid ta lihtsalt mängus pikali tõukavad. Armando vähkles voodis. Seda kuulis isa, kes tuli tagasi, pani tule põlema ja istus Armando voodi servale. Armando rääkis isale, kuidas ta reedet kardab. Vastas pidid olema suured poisid, kes ta kindlasti maha tõukavad. Isa kuulas Armando mure ära ja kinnitas, et muretseda küll ei maksa. Ta tuletas meelde, et jalgpalliväljakul ei saa keegi kedagi pikali lükata, sest selle peale tuleb ju karistus. Kohtunik ongi platsil selleks, et mäng oleks aus. Äkki tuli isale meelde üks huvitav asi. Ta meenutas, et tema vana sõber onu Diego oli ka väikest kasvu. Ka täiskasvanuna polnud Maradona pikem kui 1,65 sentimeetrit. Ja keegi ei lükanud teda pikali. Isa ütles, et jalgpallis võidab ikka see, kes palli valdab. Isaga rääkimine aitas. Armando palus, et isa talle piilupart Donaldist veel ühe loo loeks. Nii läkski. Ja pärast seda magas Armando juba õige magusalt. Neljapäeval oli Jaani ja Priidu klass terveks päevaks botaanikaaeda läinud ja kooli jalgpallivälJak oli tühi. Armando klassil oli aga tavaline koolipäev. Vahetunnis mängis Armando nüüd klassikaaslastega ukakat, kuna Kristjan oli öelnud, et see on jube vahva. Selles luuramise mängus polnud Armando kuigi tugev, aga õnneks näitas Kristjan Armandole ära hoovi parimad peidukohad. Väga naljakas, et keegi algul Armandoga ei mänginud, mõtles Kristjan põõsastes passides. Kas tõesti sellepärast, et Armando oli teistest tumedama nahavärviga? Mis vahet seal on, kas oled heleda või tumeda nahaga? Põhiline on ju see, kas oled tore või ei ole. Koolipäev möödus väga kiiresti. Looduse õpetuses oli rühmatöö,
mida tehes aeg suisa lendas. Armando ja Kristjani rühmas olid veel Reigo ning Kerli ja Anne. Nende rühmatöö ülesandeks oli tutvustada teistele karu. Kerli joonistas suurele paberile karupildi. Pärast kirjutas igaüks midagi oma käega karu kohta. Armando kirjutas: karu on Eesti metsade kuningas. Paberi serva tegi Kristjan vahva kaardi. Sellel värviti need piirkonnad, kus Eestis karusid leidub. Koos tegemine oli vahva ja kõikidel oli lõbus. Kerlile meeldis väga Armando, kes oli täiesti tavaline poiss, ainult tumedaverelisem kui teised. Ta julges lõpuks ka Armando silmi uurida. Sul on tõesti tumepruunid silmad. Kas kõigil on Argentiinas niisugused silmad? Jah, naeratas Armando. Siniseid silmi on väga harva. Anne vaatas ka Armando silmi. Need olid tõesti pruunid, mitte mustad, nagu ta oli alguses arvanud. Mida rohkem Anne Armandole silma vaatas, seda vähem ta poisi silmi kartis. Laste rühmatöö karust pälvis õpetaja heakskiidu. Kiiver ütles, et tal oli hea meel näha, kuidas nad tegutsesid koos nagu üks meeskond. Õhtul tuli Kristjan jälle Armandole külla. Seekord liitus seltskonnaga ka Reigo. Niimoodi sai Armando oma klassist veel ühe sõbra juurde. Kella 7 oli Kristjan oma kõksimisrekordit parandanud ühe puutega. Ta rehkendas peas, et jõuludeks kõksib ta sama palju kui Armando, kui jätkab sama tempoga. Reigo rekordiks sai 5. See oli sama palju kui Kristjanil eelmisel päeval. Kui õues hämaraks läks, tuli Armando ema välja ja tuletas meelde, et on aeg koju minna. Nii tehtigi. Kristjan ja Reigo lehvitasid Armandole rõõmsalt ja hakkasid astuma. Armando hoidis käes palli ja vaatas poistele järele. Sisse läks poiss alles siis, kui ema teda teist korda hõikas. Reedel oli Armando ainult 2 tunnis, sest tähtis karikamäng toimus päeval, kui väljas oli veel valge. Armando, Priit ja Jaan said loatundidest puududa. Väljas sadas seenevihma, kui poisid Hiiu staadionile jõudsid. Riietusruumis ootas poisse treener Timo. Ta andis Armandole valge mängusärgi. See oli Armandole veidi suur, aga poiss toppis hõlmad pükste sisse ja voltis käised lühemaks. Armando number oli 11. Tema lemmiknumber ehk 10 oli Jaanil. Priit kandis numbrit 6. Ülejäänud Nõmme Kalju poissi Armando eriti ei tundnud. Kaitses seisis keskel Lemmo. Tema oli ühest vähestest, kes oskas mängida sama hästi kui Armando, Priit ja Jaan. Tema number oli 4. Väravavahti hüüti Tibuks ja tema särgil ilutses number 1. Vastaste särgid olid rohelised. Nende võistkonna nimi oli Fauna. Mäng algas ja samal ajal oli seenevihmast saanud kõva sadu. Juba esimestel minutitel sai selgeks, kes on väljaku peremehed. Armando, Priit ja Jaan lõid kolmekesi lausa 3 väravat. Kõige tublim oli Armando. Fauna mängijad olid küll suured, aga Armando libises neist mööda küll vasakult, küll paremalt. Poole ajal tekkis kohtuniku Timo ja Fauna treeneri vahel vaidlus, mida jälgisid ka Armando, Jaan ja Priit. Vastaste treener heitis Timole ette, et Kalju kasutab välismaalasest mängijat. Isegi kohtunik mõõtis Armandot puuriva pilguga. Armando tundis kõhedust. Taevast kallas vihma, aga need onud arutavad midagi, millest Armando hästi arugi ei saanud. Ta polnud varem Timot kordagi karjumas kuulnud, aga seekord kostis tüseda treeneri hääl nagu udupasun. Armando on Nõmme poiss, Kivimäelt. Mis sest, et ta on varem Argentiinas elanud, ütles Timo oma mängija üle uhkust tundes. Fauna treener naeris selle peale valjusti. Argentiinast, no seda ma räägin. Ma ütlesin, et ta pole eestlane. Kuskil treeneri selja tagant kostis, et mingu tagasi Argentiinasse või Aafrikasse või kuhu iganes. Ta on Eesti poiss ka, käratas Timo kähedalt. Saage aru, tal on eestlasest ema, tal on Eesti pass. Timo silmad lõid lausa tuld, kui ta Fauna treenerit vaatas. Too jäigi lõpuks vait. Hästi, mängime edasi, lausus kohtunik ja pühkis vihmaveest märga nägu. Ta vaatas mõlemale treenerile korda mööda silma. Treenerid seisid veel ninad vastamisi nagu 2 külakoera, kes kohe-kohe kisklema lähevad.
Nad läksid laiali alles siis, kui kohtunik mõlemad platsilt eemaldada ähvardas. Kohtunik vilistas teise poole ja käima. Treenerid jagasid mängijatele häälekalt juhtnööre ja mäng Kalju ja Fauna vahel sai uue hoo. Vahejuhtum oli kasvatanud Armando värava isu. Ta haaras kohe mänguohjad enda kätte. Isegi kohtunik pidi eest ära hüppama, kui Armando palliga otse vastaste värava poole kihutas. Vihma sadas lahinal, aga see Armandot ei pidurdanud. Iga kaitsja, kes teda takistada püüdis, jäi oma kavatsustega hiljaks. Väikesest vurrist ei saanud üldse aru, kuhu ta liigub. Mängu kõige ilusam rünnak oli Armando etteaste. Ta sai palli keskväljal ja vaatas, et omad on kõik kaugel kaitses. Prooviks niisama üksinda, mõtles poiss ja plaanis keskelt läbi joosta. Ja see õnnestus. Rünnaku lõpp kujunes suisa lõbuks. 2 alumist kaitsjat ei suutnud otsustada, kumb peaks palli ära võtma. Kostis vali kolksatus, kui 2 Fauna kaitsja jalad üksteisega kokku lõid. Armando oli juba kaugel ees, teel värava poole. Läheme siis lõpuni välja, muigas Armando värava ees. Ta tegi nagu lööks palli nurka, kuid peatus viimasel hetkel. Sellega pettis ta ära väravavahi, kes maandus põigiti murul, samal ajal kui Armando temast vasakult mööda jooksis. Armando lõi palli sisse otse värava joonelt. 4-0. Armando tähistas iluväravat tango sammudega, millega ühines Jaan. Tša-tša-tša, hõikas Timo. Ta ei saanud aru, et poisid tangot tantsisid, aga põhiline oli ju värav. Mängu lõpp oli Nõmme Kalju pidu. Nad võitsid Faunat lausa 10-0. 5 väravat lõi Armando, 3 Jaan ja 2 Priit. Viimase värava järel ühines Argentiina tangoga ka Priit, sest see tundus talle lihtsalt nii lõbus. Kui kohtunik mängu lõppenuks vilistas, vaatasid poisid üksteisele näkku. Uskumatu. Nad olid võitnud Tallinna karika 10 väravaga. Nii ülekaalukalt kui üldse saab. Jaan ütles teistele, et see on peaaegu sama, mis tulla Eesti meistriks, sest Tallinn on ikkagi pealinn. Armando oli surm väsinud, kui koju jõudis. Kas mul mingit Eesti passi on? Hüüdis Armando juba esikust emale ja isale, kes suures toas telekat vaatasid. Ema ütles, et passid on magamistoa kummuti esimeses sahtlis. Ta imestas, mis jaoks Armandol reede õhtul passi vaja on. Armando rääkis emale, kuidas vastaste treener oli arvanud, et ta pole mingi eestlane, sest oli nii hästi mänginud. Armando rääkis sama loo isale hispaania keeles ja näitas talle kuldset medalit, mis talle oli antud. Isa naeris loo peale magusalt. Järelikult oli tema poeg väga hästi mänginud. Kui vastased nii kangesti poissi minema tahtsid saata. Armando ei naernud. Ta oli selle juhtumi pärast kurb. Aga tal hakkas kohe parem, kui isa lubas järgmist mängu vaatama tulla. 9. peatükk. Laupäeval tulid Armandole külla oma klassi poisid, Kristjan ja Reigo. Edukas mäng Fauna vastu rõõmustas Armandot ikka veel, aga veel rõõmsam oli ta selle üle, et tal olid niisugused sõbrad nagu Kristjan ja Reigo. Poisid turnisid aiapuude otsas ja käisid korra isegi puukuuri katusel, aga enamjaolt tagusid nad omavahel palli. Kunagi tuleme koos Eesti meistriteks, lubas Armando pidulikult oma klassipoistele. Ma pean veel veidi harjutama, tunnistas Kristjan selle peale. Koos harjutame, vastas Armando ja püüdis üht lauset meelde tuletada. Seda lauset oli ta kuulnud kas Villilt või Timolt või emalt. Lõpuks ütles Armando. Trenn teeb meistriks. Harjutamine teeb meistriks, täpsustas Kristjan. Aga trenn on sama, mis harjutamine. Harjutamine on lihtsalt rohkem eesti keel. Ma võin sulle eesti keelt õpetada, kui sul abi vaja on. Ma võin sind suusatama õpetada, pakkus Reigo. Ega te Argentiinas ju ei suusatanud. Ei, ma kardan natuke seda suusatamist, ütles Armando tõsiselt. Ma loodan, et me koolis suusahüppeid ei pea tegema. Ei pea, naeris Reigo. Suusahüpped pole kohustuslik. Aga suusatama küll peame. Tasasel maal ma võin proovida, lausus Armando ebalevalt.
ema armastab mul suusatada. Ta ütles, et siin on palju suusaradu. See on tõsi, kinnitas Reigo. Poisid leppisid kokku, et kuni lume tulekuni harjutatakse jalkat ja kui lumi on maas, siis suusatamist. Kui õhtul hämardama hakkas, läksid poisid laiali. Enne magama minekut riputas Armando oma medali Maradona foto külge rippuma. Ta kuulas, kuidas tuul katuseplekil kolistas. Talle tuli meelde, mis nad sõpradega suusatamise asjus kokku olid leppinud. Enne kui poiss magama jäi, otsustas ta omaette, et see suusatamine võib täitsa põnev olla. Esmaspäeval ootas Armandot koolis üllatus. Kooli direktor Katrin Hunt õnnitles teda klassi ees eduka mängu eest. Vahetunnis kuulis Armando Priidult ja Jaanilt, et direktor oli ka neid õnnitlenud. Samal hetkel saabus poisse õnnitlema ka õpetaja Villi, kellel oli kaelas Nõmme Kalju sall. Ta oli suur Kalju fänn ja võit fauna üle tegi ta meele rõõmsaks. Kogu koolipere teadis mängu kohta 2 asja. Üks oli tulemus 10-0 ja teine oli poiste tants pärast väravate löömist. Äkki palus Villi, et poisid näitaksid korraks, kuidas see tants käib. Priit kahtles, kas sammud ilma väravaid löömata üldse õigesti välja tulevad, aga kui ta Armando ja Jaani eeskujul alustas, tulid sammud välja nagu iseenesest. Kui Priidu ja Jaani klassi tüdrukud nägid, et poisid tangot tantsivad, jooksid nad ruttu poiste juurde ja soovisid samuti kaasa lüüa. Kuskilt eemalt jooksis Armando juurde ka Kerli. Tantsime, hõikas Kerli juba kaugelt Armandole, kellel oli tüdruku kiire ilmumise üle ainult hea meel. Armandol oli ka hea meel, et Kerli oli täpselt sama pikk kui tema. Aitab sellest, et ta jalkas peab hiiglastega mängima. Tantsupartner olgu sama mõõtu. Tants sujus poistel sama hästi kui jalka. Vaatepilt oli väga lõbus ja seda märkas ka õpetaja Kübar, kes oli korraks värsket õhku hingama tulnud, kuigi valvamise kord oli kolleeg Villil. 6 last tantsisid Argentiina tangot, mis mühises. Õpetaja Villi plaksutas neile rõõmsalt teiste lastega, kes parajasti väljaku ääres seisid. Kostis äkki naise hääl Villi selja taga. See hääl kuulus õpetaja Riin Kübarale, keda lapsed kiivriks kutsusid. Villi näole ilmus lai naeratus. Tere, Riin, kas tohib teid tantsule paluda? Õpetaja Riin võttis kutse naeratades vastu. Kui Riin ja Villi tantsisid, peatusid kõik lapsed ja hakkasid valjusti naerma. Ega õpetajad just iga päev Nõmme mändide all tangot ei tantsi.